me peame omama rahvana mingisugust organisatsiooni nagu Šveitsis. Sa ei saa perekonna väärtust ümber teha, et keegi tahab. See on rahva otsustada. Ja see on referendumi küsimus. Ja nüüd küsimus on vaja, meil ei ole muud vaja, kui tegelikult rahvaalgatuse ja rahvareferendumi seadust. Et kõiki selliseid olulisi asju, kas me toetame Ukraina sõda või maksame meie pensionäridele sama toetust, mis me anname näiteks Ukrainas sõjapagulastele. Et kui meil on raha üle, siis võime teha. Aga me võtame uuesti laenu. Ei poisid, nii see asi ei lähe. See on rumalus. Aga millegi pärast tehakse. Ja nüüd, kui me rahvana ei aja selga sirgu, ei näita neile, et võt poisid, siit jookseb piir. See, mis te tegite eile ja üleeile, tehke. 2 aasta pärast on valimised. Teeme erakonna. Ei tule välja. Täiesti valmis, sinna sokutatakse igasuguseid veidrad inimesi, kellel mitte luukered pole kapis, vaid tal on terve surnuaed seal, et need on kõik siuksed toredad teeme ja ajavad, täpselt nagu räägitakse, et vist meil presidendi provooks pidi kandideerima Ülle Madise. Tema isa oli Riigikohtu halduskolleegiumi esimees, kindlasti tark ja tore inimene, Ülle Madisel ka kõik on, aga kui õpetajad tõstsid ju nii-öelda häält, siis Toomas Hendrik Ilvesega koos tegi ju jääkeldri, mõtle kui ilus sümbol. Rahvas rahustati ära, ega see oli öeldud, olge vait. Aga palun rääkige. Mõtle nüüd õpetaja hakkab riigi juhtimisel, aga mis sa arvad, kuidas seda paremini teha? Ma ei tea seda ja mina rahvana, ma ei pea, rahva esineja kodanikuna, ma ei pea osa võtma igapäevaelust. Aga ma pean ütlema, kuhu me lähme. Vaat mina ütlen neid idee. Ja näiteks lihtne asi, mida mina tahaksin, mille nimel ma olen nõus valima minema sedeliga, et rahvaalgatuse ja rahvareferendumi seadus. Me paneme, rahvas saab teatud arvu hääli kokku, see pannakse referendumile. Me ei saa minna nii kaugele, et see muutub seaduseks. Nüüd Riigikogu peab selle eest hääletama ja kui nad seda ei tee, siis on nüüd, kui see on piisavalt arv rahvast, siis me avaldame protesti. Või teeme nii nagu Šveitsis, kui rahvas referendumile otsustab, siis üldse parlament läheb kõrvale. Siis ta ongi seaduse jõud. Et jälle, mitte et ma oskaksin öelda lahendusi, aga nende probleemidega tuleb tegeleda. Ja seda tuleb tegeleda enne, kui me hakkame nii-öelda siis multimiljardärideks saama. Kindlasti järjekord peab paigas olema. Just, et meil peab olema organisatsioon, et kodanike ühendus ja mina näen kõige paremini on valimisliidud. Saad aru, nad ju tekivad enne valimisi. Sealt keegi saab valituks ja siis enne valimisi nad tekivad taas. Ja nendel valimistel nad said ju kõige rohkem hääli võrreldes erakondadega. Järelikult, kui me mõtleme, siis milleks parteid, kui saab valimisliitu. Aga valimisliit ju Riigikogu valimistel osaleda ei saa. Peeter, oskad sa öelda, mis see põhjus on? Ei oska. Kas üks põhjus? Näiteks kui Hitleri natsirežiim, tema hoidis natsipuhtust, aga Itaalias fašism jõudis selleni, et hakati reguleerima vaba aega. Nõukogude Liidus oli ka igast huvitavaid asju. Käisime paraadil, karjusime, sport ju. Et miks mitte? See on hingamisharjutused ja liikusid värskes õhus, nägid lollakaid, kus juures oligi meeleavaldus, et mida keegi karjus, eks ole, plakatid olid toredad, muskel naeris. Ja see on tegelikult on see fašismi üks tunnuseid. Ja nüüd küsimus on see, et demokraatlikus õigusriigis ei saa piiranguid panna ilma, et see on põhjendatud. Ma ei oska ühtegi põhjust öelda, miks valimisliidud ei võiks moodustada platvormi. Igas oma selles vallas või linnas, see valimisringkonnas pannaksegi välja kandidaat ja need hääled lähevad valimisliidu sees. Või siis teine võimalus on see, et lepime kokku, et nii nagu sa restorani lähed, et sa ütled, mis te tahaks süüa. Siis tuuaks veel midagi, seda ka ma ei mõelnud. Aga söök ta ju on, et liberalism, et odav ka oli, aga ma võtan sinu eest palju kallist, et see on see meie majandus. Et me ju käime valimas selle järgi, mida keegi pakub. Teades, et peale valimisi tulevad koalitsioonid, ehk lehmakauplemine ja see, mida lubatakse, see, mida tehakse, need on 2 täitsa erinevad asja.
ja me nagu 20 aastat nagu tuima järjepidevusega, et ma ikka päriselt arvan, et me oleme masohhistid, et meile meeldib kohe seda valu kannatada, et me laseme ennast petta, et need valimised, kohalikud valimised, see oli juba niimoodi, et see on hullumeelsus, et ma ei saanud aru, et üks plakat ajas, suur plakat läks teist taga ja küsisin ühe isiku käest, kes ka kandideeris, see tehnika on nii odavaks läinud, et seda pilti enam ei ole üldse kallist trükkida. Ehk siis, ma olen ilusam kui sina, või meie muudame, et mis see täpselt tähendas, mis on iludusvõistlus või et keegi ütleb, et aga mul on peenike piht. No jah, aga ma laulan hästi. Aga teine ütleb, et su laulud ei meeldi mulle. Ehk me räägime, aga sellel nii-öelda riigi juhtimise tasandil puudub igasugune mõte. Ja nüüd minu nägemus oleks küll, et Eesti rahvas peaks täna punkt 1 tegema. Kas nõudma praegult selge kõvahäälsed, et valimisliidud on Riigikogu valimistel lubatud. Punkt 2, siis me ütleme, et mida me tahame teha ja leiame need inimesed, näiteks ma ei kujuta ette, kui ma peaksin kandideerima, siis ilmselt ma jään kodus ka tuppa ei lasta enam? Ei, tuppa ei lasta, jah. Et kassid saavad, mina ei saa. Ma ei sobi selleks. Ja mul viimane asi, mida ma tahan minna sinna istuma, see on minu jaoks ka need, kui ma olin Valga volikogus, see oli nii igavad, ma ei käinud seal kohal ja see tihti ajas mind närvi. See ja suhteliselt mõttetu, see on lihtsalt mäng on. Nii, aga kindlasti on need inimesed, kellele meeldib see töö. Ja kui me leiame need inimesed ja ütleme, et kuule, et kas sa oled nõus minema, me tahame seda, et rahvahääletuse seadus ja riigi seadust muuta, ametnik vastutab isiklikult. Mulgas kohtunikud. Näiteks enamik meie kohtuotsuseid võib olla üldse makulatuur. Sellepärast, et Euroopa Liidus on selline asi, ma ei tea, kas sa tead Johannes Inti? Desintegraator 85, ta rehabiliteeriti, aga äkki 83 või 85 ta suri ära. Patarei vanglas, tema tehnoloogia oli natukene sarnane sellele, ma ei tea, kas ta nanos sai kätte, aga tal oli UDA tehnoloogia, universaalne desintegraator aktivaator. Jõuti ka väga huvitavate asjadeni, tal oli silikaltsiit, Johannes Int, tal oli hästi palju patente, aga Eestis ta mõisteti süüdi. Seal oli lihtsalt see küsimus, et kuna ta oli liidulise allusega ettevõte, siis see summa, mis ta võiks kuluks kanda, meil näiteks oli ta 50 rubla peast, ütlen, aga NSV Liidu ettevõte oli 200 rubla. Et kui sul välismaalased tulid, sa pidid postama, et nagu inimesel 200 rubla tagataskust, las minna. Ja meil teda rünnati selle pealt, et ta nii-öelda kandis kuluks ilma dokumendita. 50 rubla oli sotsialistlik omandi riisumine juba. Ja see oli väga pikk vanglakaristus ja kõike muud ja võis ka olla ka surmanuhtlus. Ja ta mõisteti süüdi Eestis, ta suri ära, aga ta kaebas edasi NSV Liidu ülemkohtusse. Ja sealt ta rehabiliteeriti ja öeldi, et see, see matemaatika tehe, et kui ta on lubatud Nõukogude Liidu normidega, siis liikmesriik ei saa seda piirata. Ta oli täiesti seaduslikult see, mis ta nagu süüdi mõisteti, võimalik, et ta oli muid tegusid pannud, ma ei tea seda, aga selle eest, mis ta süüdi mõisteti, ta rehabiliteeriti. Aga sa said ise minna NSV Liidu ülemkohtusse kaevata. Käisid kõik Eesti NSV astmed läbi ja läksid kaebasid. Nüüd Euroopa Liidus on ka liidu õigus. Teda nimetatakse supranatsionaalseks, ehk ta on nagu laiendatud õigus. Aga kui näiteks, kui seesama Maksuameti menetlus, et meil enamik näiteks käibemaksu direktiivi pole üle võetud õigesti. Meil kui on fiktiivne tehing, siis sa ei tohi käibemaksu tagasi küsida. Ja nüüd 8. mail 2019 Euroopa kohus tegi Itaalia osas lahendi, kus oli tütarfirma ja emafirma, nad müüsid olematut elektrienergiat. Nad tahtsid bilanssi üles näidata. Ilmselt panga jaoks oli see hea, aga pettus ka ei olnud, sest pank sai vaadata, kas on konsolideeritud või konsolideerimata bilanss, aga neil oli käibekapitali vaja. Aga nad mõlemad maksid käibemaksu pealt, selle tehingu pealt käibemaksu ära. Riik kahju ei saanud.
Ja Itaalia maksumet nagu meilgi sõitis sisse fiktiivne tehing, käibemaksu tagasi ei saa küsida. Ja summa kokku, kas viivised oli 100%, oli summa kuskil 90 miljonit eurot. Ja ta vaidlustas selle maksuotsuse ja Itaalia halduskohtunikule tekkis see küsimus, et kuule, kas see pole ju aus. No keegi riik kahju ei saanud ja riik veel võtab sellest, et ta kahju ei saanud veel 100% viivist ka. Ja ta pöördus 2007. aastal Euroopa kohtu poole ja see kohtulahend on C712/17. Euroopa kohus ütles, et kui nii-öelda ka fiktiivsete tehingute juures ei ole riigil õigus sisendkäibemaksu mahaarvamist piirata, kui riigil kahju ei teki. Ja enamikel juhtudel meil lihtsalt maksumet sõidab sisse, sa lihtsalt ütle ebameeldivale inimesele, et fiktiivne tehing, kuidas ma tõestan, et sa suudad seda teha? Ta ütleb, et uhpris tegi. Kodus peenestas, ma ütlen, tee järgi, et suurus, ütleme see osakeste suurus, uhpris sa ei tee seda järgi, aga see pole asjakohane. Ja nüüd ongi küsimus, et meil näiteks ka käibemaks on laekunud riigieelarvesse valesti. Me peaksime selle tagasi maksma. Eesti Energia peaks tagasi maksma meile selle 5 aasta jooksul enam makstud summa, aga me ei taha raha, ma tahaks Naturas. Tasuta elekter? Ei, ma tahan kilovatte. Ja nüüd ma lihtsalt teen teiega tasaarvestused. Nii. Aga sa kaotad selle kohtus. Aga juhul, kui meid on näiteks 100 000, siis me oleme jõud. Vangi ei pane. Kohti küll on vist 3 või 5 000, aga seal on nüüd välismaalased ees. Tulevad ette juba. Just, nii, sest nende pealt riik saab kasu. Minu ja sinu vangi panek on kulu. Seal on tulu. Järelikult meid ei maksa vangi panna. Meid pannakse mujale. Just, koloonia. Või koonduslaagrid. Aga kui neil ahjud äkki on, gaasi ei ole, siis ei ole ohtu. Roheline energia. Et põhimõte on selles, kui me näiteks, aga valimisliitudes on hõimatud juba üle 100 000 inimese. Tegelikult pole midagi muud vaja teha. Inimesed lihtsalt ühineda, peab olema idee. Mis see idee on? Nagu ma ütlesin, piisab täna sellest riigi rahva algatuse ja rahvahääletuse seadus ja vastutus. See tähendab seda, et kunagi Itaalias oli samamoodi üks huvitav Mediterrano 2003 äkki. Oli olukord selline, et Itaalia riik andis ühele laevakompaniile dotatsiooni ja teine eraettevõte läks pankrotti. Ja pankrotihaldur, ilmselt ka aus inimene, ütles, et ei, riik põhjustas ettevõtte pankrotti, et seal Sitsiilia vahel Vahemeres sõitis, et riigiettevõttel sai hinda alla lasta ja tema ei saanud seda teha, ta läks pankrotti ja ta nõudis, et riik peab selle tekitatud kahju kinni maksta, et võlausaldajad said kahju. Ta ei võitnud, ta ütles, et palun võtke eelotsustustaotlus Euroopa kohtult. Küsige, et kas sellistes tingimustes riik peab kompenseerima pankrotti läinud ettevõttele tekkinud kahjumi, aga tsiviilasjas tal see ei õnnestunud. Aga pankrotihaldur oli ka ilmselt sarivaidleja ja ta esitas halduskohtusse kaebuse, et see menetlus ei olnud õiglane. Ja ta pidi võtma selle eelotsustustaotluse Riigikohus. Riigikohtul on kohustus. Esimene ja teine aste võivad, aga Riigikohus peab võtma. Ja seal tuligi välja, et tulebki ja kui riik ei võta eelotsustustaotlust, meil on ära blokeeritud juurdepääs Euroopa Liidu õigusele. Muidu me küll vaatame, et millise nurgal see banaan peaks olema, et kui sa oled paaris, ma alati vaatan, et ega neil nõud ei ristu. Mul naisele ütlen ka, et vaata, et kui sa teda ära palun too meil laua peale sama teed mööda kui musti nõud, et siis mul ongi niimoodi, et naine toob pliidi pealt laua peale, aga mustad nõud võib välisukse kaudu, siis teeb ümber maja, ikkagi läheb ristuvad, mul on üks köögiuks. Et siis me mõtlesime, et läheme hakkame mustade nõude pealt sööma. Et siis nad ei ristu või vabandust, absurd. Nüüd küsimus on selles, et kui meil on ka enamik Riigikohtu otsuseid on õigustühised, et kui ta keeldub Riigikohus, ta võib keelduda, siis ta peab põhjendama. Aga meil ei teha seda haldus nagu kohtu otsusega, vaid öeldakse mitte menetleda. Et kui ma küsin, et palun küsige, ma olen Riigikohtult küsinud muideks sama asja, mida Ensa puhul võideti, siis tookord Riigikohus naeris mu peale.
jah, laused olid veidrad, aga need on iidpõim laused, Euroopa kohus teeb ja see ei ole mitte see, et nad tahavad näidata, et kes suudab kõige pikema lause teha, vaid see seda kontekstist välja võtta. Muidu kui sa paned ühe lause, võtad ühe lause ja see hakkab oma elu elama. Aga kui sul on koma ja nii edasi, siis ta paneb kõik need tingimused, paneb paika ja seob selle siis struktuuriliselt ära. Seda ei saa enam moonutada. Ja need on eesti keeles ka. Et seal ei saa nagu Google Translatoris, et mingi Shannoni lahend, mida Riigikohus soovitas, see oli hästi algeli Google Translate, et sa pead deklareerima õhupuudust. Shannoni lahend. Siis mõtlesin, jumal küll, et mis nüüd saab? Tihti on õhupuudus, aga ei ole deklareerinud. Õnneks ma ei tea, kellele ja mil moel. Siuke asi võtab õhku ahmima, eks? Just. Et lollusi ruudus. Ja nüüd küsimus on see, et kui me jõuame ka selleni, et meil Riigikohtu praktika võib olla õigustühine, siis me oleme valetanud Euroopa Keskpangale, siis meil on valimised on tõenäoliselt riigipööre toimunud, sellepärast, et kui te võtate võimult kõrvaldate need, kes said enim hääli, siis see on riigireetmine, on riigipööre. Ja siis ma ei kujuta ette, et meil riigireitingud ei ole. Ja see ongi nüüd küsimus, et me ei julge seda skandaali isegi üles puhudest, nad kasutavad seda meie vastu ära. Oi, jah, näed ei teadnudki, et siuksed asjad olid. Ehk, et räägitud on palju. Ma olen 100% nõus sellega, mul on enne sind käinud ka siin. Kaja Haukanõmm käis, rääkis otsedemokraatiast, Jaan Atto on terve raamatu kirjutanud selle kohta ja ma ise olen ka seda sama meelt. Aga alati, kui hakata inimestele rääkima seda juttu, et kuuled, et aga me nagu põhiseaduse järgi oleme ikkagi siin riigis peremehed, et äkki siis võiks nagu ise otsustada ka, et see kaks asja käivad nagu kooskõlas, eks ju. Et siis öeldakse, et aga inimesed on ju lollid. Mis see selle peale? Ei ole, nad on idioodid. Kas sa tead, mida vanasti tähendas idioot või? See, kes poliitikast ei huvitu vist see inimene. Nii et me ei ole rumalad, vaid me oleme sõna otses mõttes idioodid, aga lihtsalt jälle läbi liberalismi ja uute sõnauste oleme jõudnud hoopis teise tähendusse. Ja kui meile, aga tead, Peeter, aga kui Eesti rahvas tahabki olla idioot, siis see on ka meie õigus. Kas saab olla veel hullemat varianti kui see, mis on praegu? Saab. Nii. Õnnetu Ukraina rahvas. No aga sinna me oleme teel ju. Sisuliselt. No ei ole, nad ikkagi ei lähe rindele. Nad põgenevad ära. Usu mind eestlane võtab... No need viiakse vägisi paljud sealt. Ja meie ütleme, et me las vägisi viiakse, et nad sõdivad meie eest. Ma olen nõus, kes ütleb, et peame sõdima. Kui mina ütlen, et näiteks selle põhimõtte eest mina olen nõus püssi kätte, ma olen tõenäoliselt patsifist, et ma võin püssi kätte võtta, aga ma arvan, et ma vist enam inimest ei tulista. Ta peab ikka kõvasti vaeva nägema, et ma ta täpselt sihin ja päästikule vajutan. Sellepärast, et ei ole mina talle elu andnud ja mis kõige hullem, et ma ei saa ka öelda iseenesest, ma olen selline poolbudist ka veel, Konfutsius ka veel, taoist, kristlane, diskor. Et ma ei saa isegi öelda, et maailm on hukas. Sellepärast, et see oleks nagu jumalale näkku sülitamine, kuule papi, astu nüüd kõrvale. Et Raivo Paala tuleb ja räägib, kuidas need asjad peaksid käima. Me ei saa seda teha, aga see on meile stiimul, mida kehvem on, äkki me ajame selja sirgu. Ja kuna tõesti on see asi, et just vanem põlvkond, et kui te ei taha oma lapselapsi käia Dubais või kus iganes mujal või Saksamaal vaatamas, et siis palun tulge valima. Valimisliidu juhid, kes te tegite, saage kokku. Ega see ei ole keeruline. See lihtsalt on vaja tahtmist. Ja veel üks asi. Mulle kunagi ei meeldi see, kui inimesed, me oleme seda proovinud. Edison proovis seda õõglampi põlema panna 2000 korda, ma ei olnud juures, lihtsalt see on äkki linnalegend, äkki tuli teise katse pealt välja, rahvas valetab, et kannatlikkust harjutada, et 2000 korda pani tööle ja eestlane ütleb, et ei õnnestunud, et jälle edukas katse, nüüd teame, et see lamp jälle niimoodi põlema ei lähe. Ehk sa ei saa 2 korda järjest ühte jõkke astuda, isegi kui sa seda astud vette või viskad kivi, et siis kelluga silud ära, ei ole vaja teha, loodus ise oskab seda teha. Ja et lihtsalt see hetk täna, me oleme tegelikult revolutsioonilises situatsioonis. Rahval on selg vastu seina. See on see, et kui valitsejad ei taha midagi muuta ja siis need, keda valitsetakse, need ei ole nõus enam jätkama. Usu mind, kui ma praegult suhtlen Eesti inimestega, siis ka need inimesed, kes vanasti liisin ja laenan, need saavad aru, aga tagasi ka peab maksma ju. Ja oota, mis mõttes, et
ma võin ju kodu ka kaotada ju. Ja noh, majandust ei tule, palgad kaovad ära ja mis on kõige olulisem ka, et ma ei taha öelda, et kuidagi meie on riigiametnikud. Et noh, nad saavad aru, et ma hääletan võimulolijate poolt, siis mul on kindel palk, ega see pole halb. Aga äkki me leiame lisaks isiklikule huvile ka selle kodaniku, noh, või vähemalt sirviks, noh, ilmselt seda Ülo Vooglaiu raamatut inimesest kodanikuks, noh, seda lugeda on raske, eriti kui veel äkki siin 5 aastat tagasi, kui sa tahtsid midagi ütelda, siis sa pidid 5 minutiga ära ütlema. See meie tänane saade, et see on unusta ära. Aga täna on ju 30 sekundid. Sa ju scrollid. Ja 30 sekundiga, see on puhtalt on parem ajupoolkera, sa saad kas dopamiini doosi või adrenaliini laksu. Ja nüüd küsimus on see, et me oleme nagu tsirkuse loomad, midagi tegime, aga suhkur. Et see ongi, et kui sa hakkad, näed vaeva, saame kõik kokku, arutame, aga kus suhkur on? Aga kus on pai? Et inimesed tahaksid nagu ellust ja armastust, et ei, see on sinu kodaniku kohustus. Tont võtaks. Täispika intervjuud Raivo Paalaga ja veel teisi põnevaid vestluseid julgete ja inspireerivate inimestega leiate Vanglaplaneedi vastupanuliikumise lehelt aadressilt vastupanuliikumine.ee. Aga enne kui sinna suundute, jagage seda videot kindlasti ka teistega. Kogu eelnev info jõudis teieni tänu inimestele, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevust toetanud. Kui soovite samuti info levitamisele kaasa aidata, siis selleks on mitmeid võimalusi. Näiteks liitudes Vanglaplaneedi vastupanuliikumise tasulise paketiga saate ligipääsu lehel olevatele pikematele intervjuudele julgete ja inspireerivate inimestega. Lisaks saate eelisjärjekorras vaadata mõningaid Vanglaplaneedi videoid juba enne seda, kui need avalikuks tehakse. Teine võimalus Vanglaplaneedi portaali tegevust toetada on tellida tooteid pärismaalase e-poest, kus on saadaval lai valik naturaalseid, kvaliteetseid ja tugevatoimelisi toidulisandeid, et hoida end tervena ja energilisena ka olukorras, kus meie keha peab toime tulema stressi, saastunud toidu, vee ja õhuga. Muidugi võib Vanglaplaneedi toetuseks teha ka lihtsalt rahalise annetuse ja see ei pea olema üldse suur, sest teadlik inimeste arv, kes enam peavoolumeedia ajupesu tarbida ei soovi ja eelistavad selle asemel jälgida alternatiivmeediat, on märkimisväärselt kasvanud ja see trend jätkub ka edaspidi. Kui peavoolumeedia väljaanded püsivad oma lugejatelt enda poolt pakutava pahna eest, lisaks reklaamitulule veel umbes 10 eurot kuus, siis Vanglaplaneedi portaalis ei ole artiklid maksumüüri taha peidetud ning selle asemel loodan ma lehe jälgijate vabatahtlikule toetusele. Vanglaplaneet on tegutsenud alates 2008. aastast ning tänu toetajatele olen ma oma kodus suutnud üles seada stuudio, kus saan teha saateid ja intervjuusid ning plaanin seda veelgi edasi arendada. Kõikide artiklite tõlkimise ja toimetamise, saadete, videode ja intervjuude filmimise, videotöötluse ja muu sellisega tegelen ma ise ja isegi mõne-eurone toetus igakuise püsimaksena on juba suureks abiks. Täpsemad juhised selle kohta leiate Vanglaplaneedi lehelt toeta nupu alt ja muidugi suur tänu kõikidele neile inimestele, kes on seda juba teinud. Veel üks lihtne võimalus alternatiivmeedia toetamiseks on ise selle levikule kaasa aidata. Kogu Vanglaplaneedi lehele üles pandud sisu on seal selleks, et see jõuaks võimalikult paljude inimesteni ja igaüks võib sealt võtta enda jaoks kõige olulisema info ning jagada seda oma sõpradele ja tuttavatele. Kui hakkate nendel teemadel avalikult rääkima ja arutama, kus iganes te selleks võimalust näete, siis avastate, et sarnaselt mõtlevaid inimesi leidub ka seal, kus te seda kõige vähem ootate. Üks oluline asi veel. Kuna sensorid näevad kurja vaeva, et Vanglaplaneedi poolt avaldatud sisu levikut tõkestada, siis soovitan kindlasti liituda ka Vanglaplaneedi uudiskirjaga ja nii ei jää ükski oluline postitus märkamata. Suur tänu kõigile, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevusele toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud.